Vau, vaata seda. Uskumatu. Vaata, kui palju juuri ta on ajanud. Täna näitan sulle, kuidas kloonida sidrunipuid, avokaadosid, õunapuid ja paljusid teisi viljapuid, kasutades lihtsat plastpudelit, perliiti ja süsteemi, mis praktiliselt kastab end ise. Parim osa on see, et see on peaaegu tasuta ja saad seda kohe kodus teha. Ja kui sa näed, kui lihtne see on, küsid endalt, miks sa pole seda varem proovinud. Hakkame kohe lihtne. Kõigepealt võtame ühe plastpudeli. Pudeli suurus ei ole üldse oluline. Mina kasutan seda siin, aga tegelikult sobib peaaegu igaüks. Nüüd teeme küljele väikese augu umbes 2,5 cm põhjast ehk siis umbes 1 tolli kõrgusele. Ja pane tähele, sest see auk on kogu süsteemi üks võtmetest. Ja me teeme selle nii. Nüüd lõikame pudeli ülemise osa ära. See ei pea täiuslik olema, sest varsti kasutame seda oma minikasvuhoone loomiseks. Oluline on see alles hoida. Järgmisena paneme sisse väikese tüki vatti. Palju pole vaja, lihtsalt selleks, et perliiti ei pääseks august välja. Samal ajal, kui ma täidan, tahan ma sulle selgitada, miks mulle see materjal nii väga meeldib. Enamik pistikuid ebaõnnestub väga lihtsal põhjusel. Need kas kuivavad ära või lähevad lõpuks mädanema. Ja perliit aitab mõlema probleemi vastu väga palju, sest hoiab niiskust, aga laseb samal ajal ka palju õhku läbi. Vaata, kuidas see välja näeb. Alumises osas on meil veemahuti ja otse selle kohal toimib perliit omamoodi sillana, mis kannab niiskust aeglaselt ülespoole. Lihtsalt öeldes tõuseb vesi ise üles kapillaarsuse abil. See tähendab, et pistikute ümber on pidevat niiskus, ilma et peaks kogu aeg kastma. Nüüd läheme video peategelaste juurde. Selles videos kasutan ma sidrunipuu, avokaado ja õunapuu pistikut. Valisin need 3 sorti, sest need erindavad erinevaid olukordi. Sidrunipuu reageerib tavaliselt üsna hästi, õunapuu puhul läheb asi juba veidi keerulisemaks. Ja avokaado on üks neist viljapuudest, mida paljud peavad raskeks kasvatada. Just sellepärast meeldibki mulle neid koos näidata. Kõigepealt tuleb teha puhas lõige. Midagi erilist pole vaja teha. Puhas lõige ja hästi teritatud tööriist on tavaliselt olulisemad kui paljud internetis nähtud nipid. Seejärel eemaldame alumised lehed. Pea meeles, et meil pole veel juuri ja me ei taha, et taim kaotaks neil esimestel päevadel rohkem vett kui vaja. Nüüd valmistame ette pistiku aluse. Mina kannan lõikepiirkonnale otse natuke aloekeeli. Aloe vera sisaldab looduslikke ühendeid, mis aitavad seda osa niisutatuna hoida ning lisaks annab see aineid, mis võivad olla huvitavad juurdumise esimestes etappides. Kui aloe kiht on peale kantud, lisame lõikele veidi kaneelipulbrit. Nii loome täiendava kaitse seente vastu, mis on eriti oluline siis, kui töötame kõrge õhuniiskusega keskkonnas, nagu me täna loome. Kui see on tehtud, on aeg süsteemi niisutada. Selleks kastame perliiti ja täidame pudeli sisse loodud alumise mahuti. See on väga lihtne. Lihtsalt lisame vett vähe haaval, kuni näeme, et see hakkab välja voolama küljeaugust, mille me alguses tegime. Ja kui süsteemis on juba sobiv niiskus olemas, on aeg pistikut sisse panna. See on väga lihtne. Lihtsalt torkame need õrnalt perliidi sisse, kuni pistiku põhi jääb umbes selle küljeaugu kõrgusele, mille me varem tegime. Ole vaja need liiga sügavale matta. Oluline on, et need oleksid korralikult kinni ja piisavas kontaktis perliidiga, et ära kasutada kogu niiskus, mis kapillaarselt üles liigub. Kas sa mäletad selle pudeli ülemist osa, mille me ära lõikasime ja mille kohta ütlesime, et see sobib mille minikasvuhoone tegemiseks? Enne kui selle sulgeme, teeme ühe väga olulise sammu. Valmistame väga lihtsa loodusliku fungitsiidi, mis on ökoloogiline, odav ja väga tõhus, et aidata meil vältida seente tekkimist esimestel nädalatel, mis on kogu protsessi kõige õrnem aeg. Selle valmistamiseks kasutame 1 liitrit vett ehk umbes veerand gallonit ning väikest näpuotsatud jahvatatud kaaneli. Lisame kaneeli vette ja segame segu korralikult läbi. Seejärel filtreerime selle läbi kohvifiltri või lihtsalt peene riidetükki. See samm on oluline, sest hiljem paneme segu pihustisse ja me ei taha, et kanneli jäägid seda ummistaksid.
kui segu on filtreeritud, valame selle pigustisse ja pigustame kergelt nii pistikutele kui ka pudeli sisemusse. Kõik ei ole vaja läbimärjaks teha. Lihtsalt tahame luua kaitsekihi, mis aitab juurdumisprotsessi ajal võimalikult palju seente teket vähendada. Ja nüüd, kui see on tehtud, paneme pudeli ülemise osa peale. Kui see on paigas, ongi meie süsteem täielikult valmis ja täiesti töökorras. Nüüd tuleb see vaid asetada sobivasse kohta, et pistikul oleksid järgmisteks nädalateks parimad võimalikud tingimused. Ideaalne oleks asetada see kohta, kus on palju valgust, kuid alati kaudne valgus. Me ei taha, et see saaks otsest päikesevalgust, sest pudeli sisemus võib liiga kuumaks minna ja see võib juurdumisprotsessi hoopis kahjustada. Ja nüüd kujuta korraks ette, kui palju viiepuid võiksime saada kõigist neist lõikustest, mida me regulaarselt teeme. Tõesti on muljetavaldav, kui palju saab tegelikult ära kasutada. Ja nüüd vaatamegi, kuidas seda süsteemi hooldada. Järgmisena räägime hooldusest, mis on tõenäoliselt selle süsteemi üks parimaid osi, sest see on ülimalt lihtne. Iga 2 või 3 päeva tagant avame pudeli ülemise osa ja piserdame kergelt eelnevalt valmistatud loodusliku kaneelipõhise fungitsiidiga. Pole vaja pistikui ega perliiti läbi märjaks teha. Lihtsalt tahame nende esimeste nädalate jooksul pakkuda väikest kaitset seente vastu. Samal ajal kontrollime ka veetaset paagis. Tavaliselt peaks vett veel alles olema, sest tarbimine on väga väike, aga kui märkame, et see on otsas, lisame lihtsalt natuke juurde, kuni näeme, et see hakkab jälle välja tulema külje peale tehtud august, mille tegime alguses. Sel hetkel lõpetame vee lisamise, paneme pudeli ülemise osa tagasi ja jätame kõik täpselt nii, nagu oli, ega tee rohkem midagi. Tegelikult ei vaja see süsteem erilist hoolt. Kõige tähtsam on hoida niiskust, vältida otsest päikest ja mis kõige olulisem, olla kannatlik. Ja nüüd jõuamegi selle osa juurde, mida kõik ootavad. Kas see tõesti töötab või mitte? Nüüd on möödunud 5 nädalat ja on aeg tulemusi vaadata. Ja ausalt öeldes, vaata kui hull see on. Vaata, kui palju juuri on tekkinud. Ja mitte ainult see, vaata ka uusi võrseid, mis hakkavad arenema. See on suurepärane märk, sest see näitab, et pistik kohaneb korralikult ja kõik toimib nii, nagu peab. Vaata, kui palju valgeid ja terveid juuri on ta nii lühikese ajaga kasvatanud. Ja pea meeles, et see kõik algas vaid lihtsa plastpudeli, perliiti, vee ja natukese kannatlikkusega. Kui meil on juba sellisel tasemel juured olemas, võime selle ümber istutada potti, et taim saaks normaalselt edasi kasvada. Ja nüüd tahaksin ka teada, millisest riigist sa mind vaatad ja millise taime või viiepuuga seda meetodit proovima hakkad. Ja kui sa tead kedagi, kellele meeldivad taimed sama palju kui sulle, siis jaga seda videot temaga, sest olen kindel, et sellest on talle väga palju abi. Ja kui sa pole veel kanalit tellinud, siis tee seda kindlasti ning ära unusta ka head laiki panna, sest selle väikese žestiga aitad väga palju kaasa sellele, et see sisu jõuaks rohkemate inimesteni ja me saaksime jätkuvalt jagada selliseid tehnikaid aiandushuviliste üle kogu maailma. Nii et suur aitäh, et vaatasid lõpuni ja kohtume juba järgmises videos.